Arkadi Petrovi fond 2005. Me kõik teame juhtumeid, kui arstid on öelnud, et ei saa enam aidata. Esitleb dokumentaalprojekti Igaviku valgus. Kuid Vene teadlased on avastanud meetodi, kuidas saab keha mitte ainult tervendada, vaid lausa eemaldatud organeid taastada. Esimene film. Sellel meetodil on 3 osa. Sisemise nägemise efekt, juhitud selgelt nägemine ja energia informatsiooniline maatriks. Regeneratsioon, noorendamine, igavene elu. Film selgitabki selle fenomeni tausta. Sõna saavad nii teadlased kui inimesed, kel oma isiklik tervenemise kogemus rääkida ja näidata. Leonora Samoilova. Ma olen erilises imetajumise seisundis. See on midagi täiesti teistsugust. Ma olen üheaegselt nii selles reaalsuses kui ka teises ja ma ei saa aru, mis minuga on, kuna inimesed pööravad mulle tähelepanu, nähes minu laia naeratust. Mitte, et ma ei usun küll, aga et see juhtus just minuga. Anatoli Milov, Moskva meditsiinisüsteemi arenduste keskuse direktor. Endalegi üllatuseks saime täiesti ootamatult jalustrabavaid tulemusi. Tavalises meditsiinipraktikas saadakse selliseid tulemusi alles siis, kui kvalifitseeritud spetsialistid on patsientidega mitu kuud töötanud. Meie vaadeldud inimeste seisundid erinesid väga kõvasti normaalsest olekust. Need olid väga tõsiste haiguste viimased staadiumid. Isegi ühekordne mõjutamine tõi kaasa tugevaid muutusi kõikides organismi süsteemides, nii raku tasandil kui ka süsteemi tasandil. Minu meelest on kõige imelisem ja hämmastavam, et mõju kandub ka geneetilisele tasandile, kus nii-öelda muudetakse organismi elu ja tööstrateegiat. Sergei Kazakov, Moskva meditsiinisüsteemi arenduste keskuse spetsialist. Mind kui arsti hämmastas kõige enam see, et siin ei kasutata mingeid materiaalseid vahendeid ega aparaate. Midagi ei manustata verre, näiteks ravimeid, ei kasutata kirurgilist sekkumist. 15 minuti jooksul või õigemini 15 minuti pärast me saame kindlaks määrata muutusi mitte ainult haiges organis, vaid muutunud on kogu organismi seisund. Muutunud on keha geneetiline programm, toimub noorenemine, mitte ainult kindla haiguse paranemine, selle inimese tulevane elu muutub. Ka teised haigused taanduvad ning geneetiline programm muutub paremaks. Mind hämmastab see, et tõesti 5 minuti jooksul see juhtub. No ma ei tea, mis ja millega ja kuidas see mõjub. Olen töötanud arstina ja ma ei suuda seda mõista. 2000 aasta novembri lõpus toimus Kremli lossis järjekordne ülemaailmne informatsiooni teemaline foorum. Inimkonna informatsiooniprobleemid 21. sajandil. Sellel foorumil jagati laiali Arkadi Petrovi tekst Inimvõimete arendamise süsteem. Sellest tekstist räägiti, et mõjutades keha bioinfoga, ilma otsest kontakti võtmata, saadakse head ravitulemused ning on isegi võimalik organite regenereerumine. Seda tehti Moskva keskuses Noosfäär ja seda juhtis tollal Arkadi Petrov. Arkadi Petrov 2000 aastal. Meie töö Noosfääris põhineb energia informatiivsetel tehnoloogiatel ning sel on otsene seos selle foorumi teemadega. Veel enam on sellel seost järgmiste aastatuhande tehnoloogiatega, sest see, mis on tänu praegusele tööle Noosfääris ilmenud, avab uued perspektiivid nii inimese arengule kui ka sellistele põhjapanevatele protsessidele nagu maailma loomine ja toimimine.
samuti inimese kohale nendes protsessides. Meie meetodil on 3 osa: sisemise nägemise efekt, juhitud selgelt nägemine ja energia informatsiooniline maatriks, mis võimaldab tegeleda kõige raskemate patoloogiatega inimese kehas. Kui me töötame inimese energia informatsioonilise maatriksiga, siis on võimalik ravida haigusi, mis meie praegusele meditsiinile ei ole jõukohane. Saab ravida vähki ja diabeeti ning praegu on juba tehtud uuringuid ning saadud häid tulemusi organite regeneratsiooni kohta. Me võime 1000 korda rääkida sellest, mida me kavatseme teha ja kõik kuulavad huviga, aga kuni me pole seda päriselt teinud, ei usu seda keegi. Meie keskuses on käinud juba 100 inimesi, kes tulid väga erinevate ravimatute haigustega ning nad on tervenenud. See on meie tulemus, seda me saame näidata. Igal inimesel on oma lugu, saatus, tema haiguslugu. On olnud fenomenaalseid juhtumeid, kus arstid on tunnistanud, et ta ei saa enam millegagi aidata, kuid inimesed on saanud meilt abi. Ma usun, et see lõplik tulemus ongi kõige olulisem, mis paneb kõiki sellesse tõsiselt suhtuma. Tookord oli neid veel vähe, kes uskusid selliseid imelikke mõtteid, et inimese teadvus suudab juhtida rakuprotsesse. Kuid mõne aasta pärast rääkisid sellest juba palju. Regeneratsiooni ametlikud tõestused. Mina, Leonora Samoilova, olen 65-aastane. Kui ma olin 30-aastane, eemaldati mul operatsioonil emakas ja parempoolne munasari. Eemaldamise põhjuseks oli emaka kasvaja. Operatsioon tehti Novosibirskis Zvitski rajooni günekoloogia kliinikus. Praegu elan ma Moskva lähistel. Kui ma sain teada Arkadi Petrovi keskusest, kus kasutatakse unikaalset tervendamise süsteemi, siis ma otsustasin selle kogemuse läbi teha. Ühes grupitöös rääkis Arkadi Petrov organite regeneratsioonist ja käivitas selle protsessi kohe peaaegu kõigil, minul kaasa arvatud. 2 kuud pärast regeneratsiooni käivitamist läksin kohalikku ultrahelikabinetti, et teada saada, mis mul seal sees siis toimub. Ma ei hakanud selgitama, et mul oli emakas ja parem munasari eemaldatud. Palusin lihtsalt teha profülaktilist kontrolli, et teada saada, mis mul seal sees toimub, millises seisundis on minu väikevaagna organid. Arst vaatas ekraani ja hakkas mulle selgitama, et mu emakas on normis, kuid selle mõõtmed on mõnevõrra väiksemad ning lisas, et minu vanuses on see täiesti normaalne. Siis ma palusin tal rääkida, mis toimub minu parempoolse munasarjaga ning ta vastas kohe, et parempoolne munasari, seesama, mis on regenereerunud, on normis ning nimetas selle mõõtmed. Õde kirjutas kõik andmed üles ja selgus, et parema taastunud munasarja mõõtmed olid suuremad kui vasakul, mida polnud kunagi eemaldatud. Ma pidin talle ütlema, et minu emakas ja munasari olid regenereerunud ja on raske kirjeldada tema reaktsiooni sellele. Arst oli hämmingus ja kahtlustas, et ma soovin teda segadusse ajada ning küsis mu käest, kas ma üldse usun, et mu emakas oli eemaldatud. Seejärel ta küsis mu käest, kas ma tahan ülesvõtet sellest ning ma vastasin, et jah, palun. Ta tegi pildi ja hoidis minust natuke eemal. Tema kahtlused ja võimetus uskuda seda, mida ta ekraanil nägi, ei kadunud ka peale seda, kui ta luges dokumenti, mis kinnitas, et need organid on mul eemaldatud. Inimestele, kes on lugenud Arkadi Petrovi triloogia raamatuid maailma loomise kohta, on selline käitumine täiesti mõistetav. Raamatus on aga toodud väga palju näited organite regeneratsiooni kohta, kasutades Arkadi Petrovi keskuse tehnoloogiaid. Need meetodid töötavad
ning selles ma sain veenduda omaenda näitel. Эти методы работают. В этом я убедилась на собственном опыте. 3 aastat hiljem arutasid spetsialistid ja tuntud teadlased, füüsikud, geneetikud ja bioloogid juba tõsiselt, kuidas on võimalik tervise parandamine mentaalsete mõjutuste kaudu. Pjotr Karjajev, bioloogia doktor, Raani akadeemik, lainegenoomi-teooria autor, rahvusvahelise lainegeneetika keskuse direktor Luksemburg. Olen juba üsna kaua püüdnud sellele nähtusele kohta leida teaduses, tehes seda nii diskussiooni käigus kui ka nüüd koostöös Arkadi ja tema kollektiiviga. Ma loodan, et paljud teadlased jõuavad selles selgusele nagu minagi. See fenomen on olemas olnud juba väga ammustel aegadel, Kristuse aegadel, siis praegu seda fenomeni kuidagi imelisel kombel teadustatakse järjest rohkem. Проникает просто широко очень в слои населения. Люди, благодаря tänu Arkadi Petrovi ning Juri Grabovoi koolile ning Igor Arjepjevile hakkavad inimesed õppima. See teadvustamine toimib nagu laviin ning see on väga tore. Tõenäoliselt on selleks soodne aeg ja eelmisel korral ma mainisin, et ilmselt on see Venemaale ajalooliselt oluline, et olla esirinnas selles võimsas ühiskondlikus liikumises, sest see on rahva tervis ja suurem inimkonna ellujäämise probleem üldse. Kahjuks on inimene väga keeruline süsteem ning meditsiinile on mõnede haiguste ravimine osutunud üle jõu käivaks. Me satume aina enam ja enam tupikseisu. See tehnoloogia on probleemi lahenduseks, kuid ka teadus ei kao kuhugi, kuna need teadmised, mis tulevad selgeltnägijatele, on tavaliselt sümboolsed ning kokkuvõtlikul kujul. See on justkui kõrgem sõnaline matemaatika, mis on kokku pakitud ja edastatud sümboolsel kujul. See on vaja lahti mõtestada. Seda on suurel määral juba tehtud, kuid siiski on veel tohutult palju mõistetamatut ning loomulikult on siin teaduse roll väga suur. Eelkõige bioloogia teaduse, geneetika ja eriti lainegeneetika roll, mida mina esindan. Meil, teadlastel, on vaja aru saada põhimõtetest, mis siis ikkagi toimub, kui Arkadi Petrov ja tema järgijad seda infot vastu võtavad. Milliseid mehhanisme see ajus puudutab, mida selgeltnägija korda saadab ilma teadmisteta ja kirjandusliku aluseta, mis on üsna kehval tasemel. Без литературы и без знаний в основном на достаточно низком уровне. Need on selgeltnägijad ja teised sellega tegelevad inimesed, kes sellega enamasti kokku puutuvad. Kuid tavaliselt on see siiski illusioon sellest, et nad saavad päriselt midagi ette võtta. Kuigi mõned neist saavutavad ka teatud edu. Ning lõpuks saame seda fenomeni jälgida puhtal kujul sellistes tugevates gruppides nagu Grabovoi grupp ja Arkadi Petrovi grupp. Andrei Poljetajev, füüsika ja matemaatikateaduste doktor. On kätte jõudnud aeg, kus inimkond peab oma elukeskkonda kohandama tuginedes mõistusele, arusaamadele endast, kes on inimene, tajuma oma kohta kosmoses ning leidma inimesele harmoonilise koha kosmoses, tuginedes mõistlikule arusaamisele maailmast. Millele te inimest üles kutsute? Harmoniseerima inimest ja ümbritsevat maailma, leidma uusi paradigmasid ehk aru saama inimesest ja ümbritsevast maailmast. Ning peale selle puhtalt praktilisi töövõtteid, mis on seotud inimeste abistamisega ning konkreetselt nende tervise parandamisega. Во-первых, мы фирма никак ни в чем не заинтересована. Anatoli Milov, Moskva meditsiinisüsteemi arenduste keskuse direktor, Rahvusvahelise informatsiooniakadeemia korrespondentliige. Esiteks me oleme selline ettevõtte, mis on huvitatud ainult tõest, mitte milleski muust. Oma tegutsemissuundadelt me oleme justkui konkurendid.
Seega, kui me saime teada võimalusest neid tehnoloogiaid analüüsida, siis me loomulikult valisime kõige kvalifitseeritumad oma ala spetsialistid. Need on inimesed, kellel on haridus nii meditsiini kui tehnikaalal. Nad on kahekordselt haritud. See on parim kooslus, et tänapäeva teaduse tipptulemusi integreerida, sealhulgas meditsiiniteaduses, et tuua ellu kõige kaasaegsemad inimese tervendamise tehnoloogiad. Selle tõttu me olime loomulikult huvitatud nägema selle asja olemust, et mis seal siis toimub. Sellepärast meie, kui värskelt sinna saabunud spetsialistid, tegime uuringuid nii, nagu meie pidasime vajalikuks, mitte nii, nagu seda oleks organiseeritud mingi reklaamist huvitatud firma. Seal seda ei toimunud. Asi pole reklaamis, vaid siiras soovis teada saada, mis seal ikkagi on. See on just see, mis tõelist teadlast eelkõige huvitab. Nii nagu asjad on. Kuigi teadusmaailmas on ka sellist lähenemist, et ei, seda ei saa olla, sest seda ei saa olla. See siin on väga suur teadus. Selle tõttu me uurisimegi. Kõik toimus umbes nii, et võeti üks inimene, tema probleemidega, teda vaatasid keskuse spetsialistid, kes kasutasid oma meetodit, nii-öelda selgelt nägemise meetodit, ja siis ütlesid, mis probleemid sellel inimesel on. Peale seda lülitusime töösse meie. Ühendasime oma aparaadid ning saime tulemuseks täpselt samasugused probleemid. Need olid aparaadil selgelt näha. See oli esimene etapp. Pärast seda tegid keskuse spetsialistid inimestega tööd. Meie selles ei osalenud. Ning taaskord me registreerisime aparaadil muutusi. Me saime need muutused enda jaoks registreerida. Me mitte ainult ei arenda, vaid me ka praktiseerime. Meie spetsialistid saavad samuti suurepäraseid meditsiinilisi tulemusi. Me teame, kui palju tööd ja aega meil kulub, et saada see tulemus, mida me nägime siin hetkega toimumas. Arkadi Petrov, triloogia Maailma loomine autor. Sõna evolutsioon ei puuduta ainult mingeid globaalseid bioloogilisi tasandeid maal ja igas inimeses. Iga inimene läbib isiksuse muutumise teekonna. Tõenäoliselt on kätte jõudnud aeg, kus selgelt nägemise võime on hakanud avanema väga paljudel inimestel. Ja ma võin öelda, et peaaegu iga inimene on võimeline seda saavutama. Tänapäeval juhtub seda üsna spontaanselt ning pea iga 5-6 inimene suuremal või vähemal määral omab seda võimet. Teil on isegi need saated siin teie televisioonis läbi viidud ning pärast neid on meie noosfääri keskusesse Nižni Novgorodi linnastunud väga huvitavaid kõnesid inimestelt, kellel oli see võime, kuid nad ei saanud seda juhtida. Nad palusid aidata meil seda teha. Meie keskuses on spetsiaalselt välja töötatud treeningud, mis võimaldavad aju teatud uute piirkondade neuroneid muuta juhitavaks ning treenida neid niimoodi, et nad töötaksid kooskõlas. Ehk me kasutame spetsiaalselt selleks välja töötatud metoodikat. Pärast seda avastavad inimesed endast tõelised võimed, et teatud hetkel mentaalselt ehk mõttelised pingutused toovad üsna reaalseid füüsilisi tulemusi. Näiteks saab selliste mõjutuste abil parandada inimese tervist. Konkreetselt väljendus see selles, ka meie keskuse tähelepanekute järgi, et eelnevalt kirurgiliselt eemaldatud organid kasvavad tagasi. Ehk siis piisab mõningate impulsside edastamisest nendesse kromosoomi piirkondadesse, mis vastutavad selle eemaldatud organi eest. Ning just mõtteliselt, teadvuse kaudu saab anda impulsi, et organ hakkaks taastuma. Tänase päeva seisuga on juba 100 inimesi, kes on selliselt uued organid saanud ning see on tõestatud tavapärase meditsiini diagnostikaga. Enamgi veel, näiteks naised, kellel puudusid suguorganid. Need mitte ainult ei taastunud, vaid need naised on ka lapsi sünnitanud. See näitab, et taastatud organid täidavad laitmatult oma ülesannet. Regeneratsiooni ametlikud tõestused.
Olen Tatjana Piroznikova ja ma tahan tunnistust anda organi regeneratsiooni kohta, mis taastus bioinformatsiooniliste tehnoloogiate mõjul. 1992. aastal eemaldati mul kirurgiliselt emakas adenomüüomi tõttu. Enne seda oli müoomi korduvalt ravitud, sealhulgas sain ka hormooniravi, mis suurendas kehakaalu ja tegi enesetunde halvemaks. Aga muus osas midagi ei muutunud. Kui ma tutvusin Arkadi Petrovi triloogiaga Maailma loomine ning lugemisel selgus, et organeid saab taastada teiste meetodite abil, mitte tavalise meditsiini meetoditega, vaid bioinformatsiooniliste tehnoloogiate abil, siis ma läbisin selle õppe 2 aastat. Teise astme õppel, kui Arkadi Petrov käivitas regeneratsiooniprotsessid, hakkas mul emakas taastuma. Kusjuures ma tundsin seda kohe, regeneratsiooni käivitamise hetkel. Ma tundsin alul, nagu mul oleks väikese tõmblusmasinad seal kohe toksima hakanud, selles kohas, kus mul asus välja lõigatud emakas. Ning pärast seda, toetades regeneratsiooni impulssidega, ma tundsin kuumavoogusid selles piirkonnas. 4 kuud hiljem, kui ma käisin kontrollis uute tehnoloogiate meditsiinikeskuses, kinnitati mulle, et mu emakas on taastunud, mis hakkab ka funktsioneerima. Väga raske on seda uskuda, mis toimub, kuid meetodid töötavad ja ma pole ainus inimene, kelle organid on taastunud. Me suhtleme pidevalt ja ma tean, et ka teistel inimestel on organid uuesti kasvanud, kusjuures mitte ainult sisemised organid, vaid ka need osad, mis kasvavad väljapoole, näiteks hambad. Minu arvates on need tulevikutehnoloogiad ja üldse on need tehnoloogiad harmoonilised inimese jaoks, kes soovib elada igavesti ja mitte surra. Hiljuti öeldi mulle, et ma olen lausa mitu aastat nooremaks läinud. No, seda on väga meeldiv kuulda, sest elada tahame me kogu aeg ja mitte lihtsalt elada olemas olles, vaid elada loominguliselt, luua, avastada uut, elada lihtsalt kaunist elu. Tere päevast! Minu nimi on Sergei Borjatšin. Ma elan Puškinski rajoonis Tšerkissova-Alevis. 2004. aasta septembris Puškinski tuberkuloosipolikliinikus avastati mul tuberkuloos. Jaanuaris 2005 pöördusin ma Arkadi Petrovi fondi, kus bioinformatsiooniliste tehnoloogiate abil tehti mulle vasaku kopsu regeneratsioon. Pärast seda uuriti mind Moskva meditsiinisüsteemi arenduste keskuses, kus võeti maha tuberkuloosi diagnoos. Praegu on 2005 aasta maikuu. Ma tunnen ennast väga hästi ja mul pole mingeid probleeme. Olen Zaituna Hasanova, 66-aastane. Ma ei agiteeri teid, vaid lihtsalt räägin, et Arkadi Petrov aitas mind oma raamatutega. Hakake neid lugema, uske neid. See aitab isegi, kui neile käe asetate. Mul opereeriti sapipõit rohkem kui aasta tagasi. Ma hakkasin lugema Arkadi Petrovi raamatuid. Lugesin 3 raamatut. 4 kuu pärast hakkas mulle tunduma, et ma näen oma maksa ja enda sees helerohelist sapipõit. Ma olen rõõmus ja ise ka tunnen, et mul pole valu ja kõik on hästi. Vanasti olid tugevad valud ja olin väga haige. Olin isegi 7 päeva reanimatsioonis. Ka mees tegeleb sellega. Näiteks jalg valutab, hakkame ravima, siis ma ütlen talle, oota, ma alles veel õpin. Mees vastab, ravi mind, siis ma vastan, tulen tagasi, siis hakkan ravima. Arkadi Petrov, Moskva keskuse fond, 2005. Mida rohkem selle süsteemi elemente me loome ja töötame läbi, seda võimsamalt hakkab see tööle. See süsteem hakkab juba globaalselt toimima. Näiteks viimased regeneratsioonid, mida ma aprillis ja mais käivitasin Nižni Novgorodis,
olid väga ebatavalised, Очень необычно с той точки зрения, что sest hetkega oli tehtud töö terve auditooriumiga, kus oli üle 30 inimese. целой аудитории, где было более 30 человек. То есть, представляете, Kujutate вот сидит ette, такая аудитория, teie ees on selline auditoorium ja regeneratsiooniprotsess käivitub kohe kõigil inimestel ning mõned said tulemuse just samal ajal. значит, результат был достигнут прямо в это время, вот Selle suhtluse ajal tunni jooksul, в течение 1 часа, пока мы kuniks me rääkisime sellel teemal ja selgitasin, kuidas see toimib. регенерация, Ja lisasin mõned sellega kaasnevad vaimsed полные aspektid. аспекты этих процессов. И, например, Näiteks ühel naisel, kellel oli paremal käel 3 sõrve halvatud, реализовано 3 пальца, вот эти вот большой pöial nimetisõrm ja keskmine sõrm, muutusid need sellel samal hetkel paindlikuks ja liikuvaks. Сразу же вот в этот момент они опять обрели гибкость движения, хотя она много Kuigi лет, siiani ta pole saanud neid mitu aastat liigutada. тем более, что это Sel korral jälgis meie tööd meditsiiniline komisjon ning selle eesotsas oli professor naisterahvas Meditsiiniteaduste Akadeemiast профессор из медицинской академии наук и 3 ja врача 3 arsti, kes iga meie tegevust protokollisid ja allkirjastasid. подписывали. Sealsamas regenereerisime ühe Nižni Novgorodi ettevõtja Aleksei Kurashevi jala. Одного нижегородского предпринимателя Алексея Курашева, с которым мы в общем, Temaga me alustasime oma tööd küllaltki ammu ja omal ajal õnnestus meil temaga üsna palju saavutada. в свое время достичь. У него была Tema jalal oli rusikasuurune troofiline haavand ning gangreen, mille tõttu tal taheti jalg eemaldada. гангрена, по поводу которой ему хотели удалить ногу, и он, в общем-то, отказался. Kuid ta keeldus teadlikult sellest, öeldes, et ta enne sureb, kui ta laseb selle jala ära lõigata. Вот, и мы с ним, в общем-то, Me alustasime oma tööd temaga eelmisel aastal ning me oleme suutnud palju saavutada. Kuid sel korral saime seda ka jäädvustada, тем более, что это kuna oli olemas vastav aparatuur, tema jalast oli tehtud mitmeid pilte. сделан определенный снимок его ноги, и, кстати, Muide, скоро выйдет varsti tuleb välja film sellel teemal. мало. Televisioon filmis seda kõike, В этом фильме вот näidati seda jalga ning see film saab juunis valmis. Te näete seda kaadrit, kus see troofiline haavand on juba ülejärgmisel päeval paranenud. Seal polnud õmblusi ega arme. Значит, там не было ни швов, ни рубцов, что удивляло, так сказать, See pani imestama professori, kes patsiendi üle vaatas. Moskva professor Sirovski on väga kuulus teadlane. Burdenko nimelise instituudi neuroreanimatoloogia osakonna juht. Тут и Бурденко, значит, Ta on üks helgemaid inimesi selles vallas, kes on üle 30 aasta inimeste ajusid reanimeerinud ning teda teadsid inimesed isegi Nižni Novgorodist. даже там, в Нижнем Новгороде, люди знали, врачи, которые Need arstid teadsid teda nimepidi ja seda, kes ta on. по имени знают, кто это такой. Вот там Kui te hakkate seda filmi vaatama, siis te näete, kuidas ta on segaduses. Ta aeg-ajalt vajus nagu teise olekusse, tõi sõrmed suu juurde ja ütles, ma ei tea, kuidas nimetada seda energiat, ma ei tea, kuidas see juhtus. See on võimatu, kuid see juhtus. это случилось, Haav oli täielikult paranenud. Oli tekkinud noor nahk seal, kus oli must ja mäda. See kõik oli kadunud. Seal oli uus nahk ning mis teda kõige rohkem hämmastas, et seal peaksid olema vähemalt armid, aga seal pole arme ega sidekude. рубцы. Нету даже рубцов, нету даже стяжек вот от этого, так сказать, процесса. И таких Selliseid lugusid võib palju rääkida, много. isegi väga kurioosseid juhtumeid. До курьезов. Näiteks siin istub naine ja võib-olla ma isegi palun temalt abi, sest see on lihtsalt väga tore juhtum. See polnud meil üldse kuidagi planeeritud ning pole mingite kindlate mõjutuste tagajärg. Inimene lihtsalt luges raamatu läbi, 3 köidet sellest, kus on kirjeldatud hammaste tagasikasvamist ning mõtles, Там, где описывается рост зубов. kui mul niimoodi hambad kasvaksid. Tasus tal ainult niimoodi mõelda. Mõne aja pärast tal oli suus kullast hambasild, see kukkus suust välja. Kui see sild oli välja kukkunud, hakkas ta otsima oma sõbrannat hambaarsti ning mingi aja jooksul ei suutnud kuidagi temaga ühendust saada. Ta ei suutnud teda leida täpselt
nii palju päevi, mis oli vajalik tema ülemiste vasakpoolsete jäävhammaste И kasvuks. она не могла найти ровно столько дней, сколько у нее росли вот эти коренные зубы. Kui ta oma sõbranna leidis, siis ta sai ainult konstanteerida, et mul kukkus sild välja. Sõbranna ütles, tule paneme paika tagasi. Aga tema vastas, et ei saa. Mul kasvasid sinna juba uued hambad. Nüüd oli arst juba väga imestunud. See naine on siin. Võib-olla te räägite ise sellest juhtumist. Kõige huvitavam on see, et eile me filmisime regeneratsiooni kohta käivaid lõike. Meil oli seal väga palju erinevaid jutte. Haavandist, reproduktiivsete organite regeneratsioonist, väga palju materjali oli. Kuid hammaste kohta polnud. Kui me seisime õues ja rääkisime, et hambad ka veel võiks olla, siis järsku umbes minuti pärast ilmub inimene, kes räägib oma hammaste regeneratsioonist. Öelge, kas see on kokkusattumus, et ta ei suutnud arsti leida? Kas see on kokkusattumus, et ta juhtus siin olema just selle filmimise ajal? Just siis, kui mainiti, et tuleks veel hammaste looga inimene. Siis meil oleks täielik regeneratsiooniprotsess esindatud. Hea küll, rääkige palun ise, kuidas see teil kõik õnnestus. Mina olen Galina Nešeretova, 56-aastane. Ma elan Kurgani linnas ning annan tunnistus selle kohta, et peale Arkadi Petrovi maailma loomise 3 köite lugemist kasvasid mul 2 ülemist jäävhammast. Mul oli suus kullast hambasild ning järsku see hakkas loksuma. Такой золотой мостик, и он вдруг зашептался. Kui see ära tuli, siis ma kurvastasin ja umbes 6 aega oli tigemet paistes. Ige oli turses ja ma arvasin, et see on põletik. Я просто подумала, что это воспалительный процесс. А потом Hiljem keelega katsudes avastasin, et mul on tekkinud teravad hambad. острые у меня появились зубки. Raamatus oli selline lõik, kus autor räägib, kuidas toimub hammaste regeneratsioon ning ma mõtlesin, kas selline asi oleks ka näiteks minuga võimalik. И я подумала, неужели такое возможно со мной? И как было See oleks nii hea, kui mul need hambad kasvaksid, kuid siis hakkasin kohe mõtlema, et mul on ju hambasild ning järsku tuleb mul see hambasild siis ära. See oli minu jaoks niivõrd imeline. Ma olin nii rõõmus nagu laps. Näitasin oma pojale ja lastelastele. Mul on 13-aastane pojatütar. Ja ilma igasuguse häbitundeta avasin ma suu ja nad kõik veendusid, et tõesti nii on. Nad rõõmustavad minu üle ja on isegi natuke kadedad. Ma olen lõpmatult tänulik, et selline võimalus tekkis ja on olemas need tänapäevased tehnoloogiad. See on uusim tehnoloogia. Aleksei Kurashev, Nižni Novgorodi kommertsettevõtte direktor. 1990. aastal tekkis mul probleem troofilise haavandiga vasaku jala säärel. Aja jooksul hakkas selles kujunema gangreen. Eduard Sirovski, professor, meditsiiniteaduste doktor, neuroreanimatoloog. Antud juhtum on huvitav selle poolest, et patsient on mitmete aastate jooksul kannatanud süvaveinipõletiku all. Aeg-ajalt haigus ägenes, tekkisid haavandid. Neid ägenemisi jälgiti mitme aasta jooksul. Pärast ühekordset mõjutust, millele on raske nime anda, kuid ma nimetan seda ikkagi elujõuks. Või inimeste mõju energiaks, kellel on raske on sõnu leida. Kommenteerida, las ma natuke mõtlen. Antud juhul on kasutatud infotehnoloogiaid, mis on välja töötatud Petrovi keskuses. Piisas ühest seansist, et organismi kompensatoorsed võimed kahjustunud jäsemes suureneksid 80% võrra. Meditsiinis pole sellist ravimit, mis võiks ühe seansiga või ühe korraga tekitada selliseid tõsiseid muutusi. Sellepärast peaks mõtlema, et need välja töötatud tehnoloogiad on väga efektiivsed
selliste seisundite ravimisel. Need pildid tõestavad, et ravitsemisel on efekt ja need punktid sellel pildil näitavad, et siin on puudulik verevool alumises jäsemes. All on punktid kollased, mis annab tunnistust võimalikust optimaalsest efektist antud juhul. Paremat tulemust on raske isegi ette kujutada, võib-olla polegi see üldse võimalik. Probleem on kadunud. Praegu on jäänud vaid vähesed kahjustused nahal, kuid enam selliseid muutusi jalaverevarustuses pole. Ilmselt muutus minu maailma nägemus ja taju. Ma arvan, et hetkel olen ma täiesti terve inimene. Võib-olla on see fantastika, kuid see on reaalsus. Need on need inimesed, kellega on need asjad juhtunud. Tasus neil ainult seda uskuda, sellega kokku puutuda, kasutada seda ning see hakkas juhtuma. Miks see hakkab juhtuma nende inimestega, kes sellega kokku puutuvad? Võib alati kõrvale jääda ja mitte sellega kokku puutuda. Siin pole mingit vägivalda. Kui inimene tahab neid teadmisi saada, siis ta saab. Kui ei taha, siis ei saa. Kuid neid, kes on kokku puutunud, neid inimesi on juba väga palju. See jätkub Grigori Grabovoi keskuses, see jätkub Arkadi Petrovi fondis ehk minu juures, see toimub Noosfääri keskuses, mida juhib Igor Arjepjev, see toimub ka meie paljude õpilaste juures. Selliseid episoode võib näidata väga palju, määrata kindlaks uue infomeditsiini horisondid. Kuid Arkadi Petrov arvab, et me ei peaks rääkima mitte uuest meditsiinist, vaid uuest maailma nägemisest. Et on tulnud aeg mõista inimest uut moodi, mõista tema psühhofüüsilist struktuuri, tema isiksust ja tema asukohta universumis. Tänu sellele teadmisele saab omandada võimalused enesetervendamiseks ja eneseregulatsiooniks ning protsesside ja elusündmuste mõjutamiseks psühhofüüsilise reaalsuse tasandil. Aljona Kolossova, Arkadi Petrovi fondi regionaalse osakonna juhtiv spetsialist Nižni Novgorodis. Eesmärk, eelkõige minu eesmärk on suunata inimesi kasutama neid teadmisi sihipäraselt, just nii nagu looja on ette näinud ja toonud need teadmised meieni. Siin ei saa mõtetki olla sellest, et neid saaks kuidagi valesti kasutada. Need teadmised on justkui jumallik ilmutus. See valgus, mis siseneb inimeste hinge ja hinge kaudu läheb võimsa impulsina teadusesse. Kui inimene on sellise võimsa impulsi mõju all, siis ta muutub paremaks, helgemaks. Sellised inimesi on kaugelt näha nende silmade järgi. Loomulikult on see suur ja raske töö. See on alati kahe inimese koostöö, nii selle inimese töö, kes pöördub abi järele, kui ka selle, kes hakkab aitama ehk selgeltnägija töö. See on vastastikune tegelus. Vastasel korral ei pruugi see protsess alata või siis algab ja venib väga pika aja peale ning me ei tea, millega see kõik lõppeda võib. See ei saa olla ühepoolne töö, vaid pärast diagnoosimist on vaja ka ravida. Mis puudutab organite regeneratsiooni, sooviksin veel lisada, et Aljona selgitas kõike väga õigesti. Just nimelt see impulss antakse esmalt selle kromosoomi lõigule, mis vastutab selle organi eest, mis puudub. Olgu näiteks neer. Kehaplaan on ju nagunii meie DNAs olemas. Tavapärasel elektromagnetväljal avaneb selle organi hologramm, mis on puudu. Impulss justkui jäljendab selle protsessi dünaamikat DNAs ning DNA hakkab juhtima selle organi loomist, alates kuju loomisest raku tasandil ja seejärel tekitatakse sinna või siis selgeltnägija loob mitte milleski selle tüviraku või siis see rakk võetakse selgroost või ükskõik millisest lameluust. Siis saab seda transportida või nii-öelda teleporteerida. Seejärel seavad rakud ennast üksteise järel ritta teatud kindla koodi järgi 1, 3, 5, 8 ning ritta seavad ennast ka need impulsid. Kui tüvirakud on ennast ritta seadnud, on vaja need rakud diferentseerida.
ja rakud saavad spetsialiseeruda, sest igal rakul on oma eesmärk ja ta täidab oma kindlat ülesannet organismis. Samuti nagu teilgi on, režissöör, on operaator, on saatejuht, igaühel on oma spetsialiseerumine. Kuigi te teete ühist asja, te teete seda, mis hiljem videoloominguna läheb teie maakonna info välja. Siin toimub täpselt sama. Igal rakul on oma spetsialiseerumine. Sellele rakule peab selle ülesande andma, aga enne peab raku tuumale info andma. Ma räägin lihtsalt rohkem lahti seda, millest Aljona juba rääkis. Alles peale seda, kui rakud on diferentseerunud, ritta seatud, siis nendest tüvirakkudest, millel on igaühel oma spetsialiseerumine, alles siis antakse impulss jagunemiseks. Ning siis igast diferentseerunud rakust tulevad juba uued rakud. Tuleme jälle tagasi Nižni Novgorodi, kuid teise aega, 2004. aasta sügis. Telesaade neile, kelle hing ei maga. Eetris on maailmakuulus teadlane lainegenoomi teooria autor, bioloogiadoktor, Vene Loodusteaduste Akadeemia akadeemik Pjotr Garjajev. Lainegeneetika teoreetilised teadmised sobivad nende töödega, millega Arepjevi ja Petrovi organisatsioon tegeleb. Ja mis juba praegu väga viljakalt töötab. Nad suutsid teha väga hämmastavaid asju. Tatjana Tihoplav on kuulus autor. Siin on see tema raamat. Nad kirjutavad koos mehega väga huvitavaid raamatuid. Ta oli umbusklik öeldes, et mul on aastal 2000 eemaldatud sapipõis. Palun taastage see. Ma räägin muidugi väga lihtsustatud kujul. Kujutage ette, et aastal 2004 need inimesed, kes algul ei uskunud, suutsid veenda nii ennast kui arste. See kõik on aparaatide abil tõestatud, et sapipõis on taastatud. Tuleme tagasi organite regeneratsiooni juurde. Inimestele kas selgitatakse või räägitakse või ta loeb Petrovi 3 köidet läbi või veel midagi, ehk siis tekib mingisugune mentaalne programm, mis korreleerub valgussünteesiga, mis on keerulisemate biokeemiliste protsesside käivitamise süsteem. See realiseerub hologrammiliste printsiipide kaudu, kvanttunilokaalsete protsesside kaudu, vaakumprotsesside kaudu ja nii edasi. Kui te võtate ilusa kaselehe ja lõikate sellest osa ära, siis tundub, et ilma selle ära lõigatud osata peaks ta ka ilmuma. Kuid kui te olete õigesti valinud tingimused, siis te näete tervet lehte. See osa on ära lõigatud, te näete lõiget ning siia on tekkinud selline fantoom. Siin see on. Tegelikkuses seda ei ole. See on justkui puuduva osa mingi ebamaine olek. Kui inimene on kaotanud käe, kas kirurgilistel või trauma tagajärgedel, ta ikka tunnetab fantoomvalusid või on eemaldatud hammas, aga see ikka valutab. Natuke arusaamatu pilt teie jaoks, kuid ma selgitan ikkagi. See on väga-väga palju väärt. Siin me näeme alguses, et on väike anum DNA molekulide preparaatidega. Me oleme seda preparaati mõjutanud teatud füüsiliste väljadega. Ning juhtub ime. See anum on paksust plastikust, mis on hermeetiliselt suletud. Kui me seda teatud viisil elektromagnetväljaga mõjutame, siis eraldub midagi. Sellel pildil, pikema sarjaaega filmil on seda näha, 1,5–2 sekundi jooksul. 2 sekundi jooksul see ekvivalent hüppab välja sealt ja liigub edasi-tagasi, tekitades neid trajektoore ja loob selle teekonna ja jõuab 2 sekundiga selliselt edasi-tagasi liikuda. Me lülitame välja kogu aparatuuri, mis tekitab nende molekulide erutuvuse ning vaatame. On täielik pimedus, kuid see fantoom jätkab oma elu. Seda on näha siin. See eksisteerib mõned minutid, aga võib-olla ka mõned tunnid. Mis see on, mis eraldus? Inimene mõjutab seda oma ajuga.
ning aju omakorda väga erineva ulatusega elektromagnetvälja kiirgusallikaks, mida me saime modelleerida oma aparaadis. See võib esile kutsuda selliste infostruktuuride eraldumist, mis normaalses olukorras tõenäoliselt liiguvad rakkude vahel ning programmeerivad üksteise rakke. Nii embrüogeneesis kui regeneratsiooniprotsessis toimub kudede ja organite taastumine, sest eksisteerivad sellist tüüpi programmid, mida me oleme siin nähtavaks teinud. Esimene inimene, kellel uusi tehnoloogiaid kasutades eemaldatud organid taastati, olin ma ise. Jutt käib sapipõiest ja ussiripikust. Seda tööd ma alustasin 1997. aastal koos oma vanima tütre Nadještaga. Meil õnnestus taastada kaotatud organite hologrammid ja osaliselt nad juba täitsid oma funktsioone. Kuid lõplikult õnnestus mul probleem lahendada, kui me kohtusime Igor Arjepjeviga. Tema roll on sellest tööst tõeliselt hindamatu. Just siis me töötasime välja meie põhilised tehnoloogiad, mida me kasutame ka praegu meie noosfääri keskuses ja meie fondis. Seda tööd olen üsna põhjalikult kirjeldanud oma triloogias Maailma loomine. Ma ei hakka sellel praegu väga põhjalikult peatuma, kuigi tahan siiski selle välja tuua. Iga taastatud organ kehas, see on noorendamise protsessi algus. Tänaseks on meil juba üsna arvestatav statistika selle kohta, et need inimesed, kellel olid taastunud ühed või teised organid, hakkasid alguses veidi aeglases tempos siis aina kiiremini ja kiiremini noorendama oma keha. See väljendub mitte ainult funktsionaalses mõttes, kui rakud hakkavad nii-öelda nooruslikuma režiimi järgi töötama, vaid ka väliselt, kuna inimesed tõepoolest muutuvad nooremaks. Ma tahaksin lisada, et meil on täna võimalus taastada peaaegu ükskõik millist organit, ükskõik millist kaotatud kude. Ja see on tõepoolest nii. Need protsessid on seotud sellega, et keha hakkab taastama seda bioloogilist vanust, mida me tavaliselt seostame tervise ja noorusega, oma elujõu tärkamisega. Мы обычно соотносим со здоровьем, с молодостью, с рассветом своих жизненных сил. Siis me loomulikult jõuame selleni, et meie käes on tegelikult inimese mittesuremise protsess ehk igavene elu. Фактически в наших руках находится процесс неумирания человека, то есть его вечной жизни. Need teadmised on kättesaadavad igaühele. Me ei hoia neid vaka all. Me ei püüa neist teha mingit isiklikku privileegi. Me kirjutame sellest raamatuid, me räägime nendest tehnoloogiatest ja edastame neid teadmisi oma õpilastele. Me soovime, et igaüks saaks neid kasutada. Ehk igaüks saaks endale tagasi tuua nooruse, tervise ja teha järgmine üsna põhjendatud samm mitte suremise poole. Ja veel tahaksin ma täna rääkida sellest, et järgmises filmis, sellest filmitriloogiast, о том, что в следующем фильме этой кинотрилогии будет показан очень näidatakse ühte väga huvitavat lõiku, mis puudutab ühe noore naise saatust. Tema nimi on Irina Jasinskaja. Täna te näete ainult osa sellest tulevasest filmilõigust. Tahaksin seda sisse juhatada lühikese jutuga. Irina põeb alates 14. eluaastast ehk siis juba 21 aastat väga raskekujulist diabeeti. See on esimese tüübi diabeet, insuliinisõltuvus, raskekujuline diabeet. Haiguse kulgedes kaotas ta nägemise. Neerud atrofeerusid, ta pidi üle päeva olema dialüüsiravil.
mis on väga piinarikas protsess, mis kestab 5 tundi. Буквально через день была вынуждена в больнице находиться на диализе. Это очень мучительная процедура, длящаяся 5 часов. Kui tema mees sai teada meie keskuse võimalustest, hankis ta triloogia. Узнав о тех возможностях, которые существуют в нашем центре, и приобретя трилогию, tõi selle koju ja luges selle läbi, lindistas teksti maki peale. Irina vajutas nuppe ja hakkas seda raamatut kuulama ning juhtus see, mis kellelegi võib tunduda imena, kuid teadlased on juba leidnud selgituse sellele, mis toimub ja nad hakkavad rääkima oma avastustest. Ja они будут рассказывать об этих своих открытиях. Juhtus see, et Irina sai oma nägemuse tagasi. Kuigi tal olid juba hävinenud silmaveresooned, tal taastus neerufunktsioon ja mitte keegi ei suuda seda klassikalise või traditsioonilise meditsiini seisukohalt selgitada. Традиционной медицины объяснить этот факт никто не может. Nagu ka paljusid muid nähtusi, mis meie keskuses toimuvad. See on väga imelik, sest inimesed tulevad meie juurde ja nendega juhtuvad sellised asjad. Ei oska seletada, miks ei juhtu kusagil kõrval tänaval või kõrval kontoris. Miks just siin või Grigori Grabovoi juures või Igor Arepjevi juures. Ainult seal ja mitte kusagil mujal. Ma usun, et paljudel inimestel on, mille üle mõelda. Mina olen Irina Jassinski ja abikaasa Vladimir. Irina põeb diabeeti alates 14. eluaastast. Kahjuks arstid ütlesid, et mingeid paranemise märke ei tasu oodata, sest diabeet on väga tõsine haigus. See on neerufunktsiooni ja nägemise kaotuse esmapõhjus. Pärast raamatu lugemist, pidevat helikassettide kuulamist, audio- ja videokassettide kuulamist tõi ta minu silme ette värvilise pakendi ja ma nägin värvi. Ma olin väga rõõmus. Me muidugi ei saa öelda, et otse kohe on kõik organsüsteemid normis. Nüüd on ta võimeline ise värve sorteerima. See on maasika oma, see oli punane, see on heleroheline, see on ka heleroheline, see on oranž. Arkadi Petrovi triloogia, maailma loomine. Raamat räägib sellest, et kõik eluvormid universumis on katkematult seotud oma olemuse allikaga, inimese teadvusega. Kui inimene mõistab oma katkematut sidet universumiga, muutub ta surematuks. Kusjuures siin, maa peal, oma füüsilises kehas. Arkadi Petrov kinnitab, et iga inimene suudab seda teha, mida teeb tema ja tema õpilased, mida teeb Grigori Grabovoi ja Igor Arepjev. Mis teadmisi veel on vaja, et näha uue ajastu algust? Нового времени.